No nii, lugu järgmine. Oli üks neljapäevane õhtu, kui istusime oma purksitiimiga koos ja mõtlesime, et no kurja, sel aastal läheb valimistel ikka noorte ja vanade vahel korralikuks rebimiseks. Siis aga mõistsime, et noored ei käi ju valimas. Sellepärast otsustasimegi sekkuda Riigikogu valimistesse ning luua valimiskampaania Sõber valima, mille eesmärk ei olnud suunata hääli mõnele numbrile või nimele, vaid saada noored lihtsalt hääletama. Kuna endalgi on sõbra soovitus tihtipeale tähtsam kui mõne riigiteadlase numbrid, siis kutsusime Viljandi Burgeri kuulsamad sõbrad kaamera ette ja lasime neil lihtsalt oma arvamust avaldada. Lisaks lõime kõhklevale ja potentsiaalselt väheteadlikule noorele veebilehe valima.viljandiburger.ee, kus sai näha kõike, mida üks kõhklev noor Riigikogu valimistest teadma peaks. Oli sest ka kasu? Hea küsimus. Juba esimeste videote ilmumisel saime positiivseid reaktsioone nii Instagramis, Facebookis kui ka Twitteris. Instagrami vahendusel jõudsime 63 500 eestlaseni, kes nägid meie üleskutseid kokku lausa 171 000 korda. Parlamenti võivad valida kõik kodanikud, kes on saanud 18-aastaseks. Riikaks purksi kõrval oli aga meie oma president, kes esmalt avaldas soovi ka ise valimiskampaanias osaleda. Oma osaluse vormi ta meile aga ei avaldanud. Seda nägime me kõik koos juba riigitelevisiooni vahendusel ja hiljem ka söödava mampsuna Instagramis. Kujuta ette, et Riigikogu on hamburger. Järgmised 4 aastat peavad seda iga päev sööma sina, su sõbrad, pere ja naabrid. Kui sa ei taha burgeri vahele hapukulki või pihvi või tahad teistsugust majoneesi, siis on sul valik hääletada. Hääletades sul on suurem võimalus saada burger, mis sind ja teisi ropsima ei aja. Mine valima.